Tervitused Kadjajärve matkarajalt. Võib-olla klassikaliseks matkarajaks on seda natuke palju nimetada, sest kuigi siit on näha, et tee juhatab siit küll sisse, siis sealt kuskilt kaugemalt läheb ikkagi see asi üsna metsikuks ja vesisel ajal ei pääse siit eriti kuskile ligi ka. Et ta on selline mingis mõttes nagu osaliselt maha jäetud matkarada, aga seda põnevam. Või siis Kadjajärv ja natuke eemal on teine järv, on Aeljärv. Kirjutate need Google Maps'i sisse, siis näete, kus ma täna seiklen. Ja ma juba vaatasin, et siin ma ei ole esimene täna, et rebase poiss on siin juba hommikuse jahikäigu ära teinud. Ja tundub, et siin on veel tegelasi, kes endast märku annavad. See on nagu üks selline hästi selge muutus minu arust, mis praegu siin aasta alguses toimunud on. Et kui november, detsember olid tõesti selline täiesti pime aeg ja sa tundsid, et tõesti loodus oli mingis mõttes ennast täiesti välja lülitunud. Mitte midagi ei toimunud, protsessid olid seiskunud. Selline tõeline endasse süübimise aeg. Siis praegu on juba märgata selliseid väikseid muutusi. Et näiteks see sama asi, et hakkavad mingisugused sellised bioloogilised signaalid tekkima looduses, mis viitavad sellele, et see suur selline ainevoog lükatakse uuesti vaikselt käima. Ja tegelikult rongad on ka ühed esimesed, kes aasta alguses juba teiste loomade jaoks üsna külmal ajal juba vaikselt elavnevad. Rongad hakkavad seal kuskil sõltuvalt aastast, seal kuskil veebruari lõpus või märtsi alguses juba pesa sättima ja pulmasid pidama. Et see on üks väike indikaator, mis annab mõista, et kevad ei ole tegelikult enam kaugel. Ma ei taha ära sõnuda, aga kui ma jätan siit nüüd välja selle ronga häälitsuse, siis täna muidu on peaaegu täielik haudvaikus. See on üks väheseid kordi viimase ütleme, siis sellises viimaste looduses kulgemiste puhul, kus ma ei kuule mitte mingisugust auto häält, traktori põrinat või siis mingit harvesteri või sae undamist. Et täielik vaikus ja kui mingid helid on, siis tõesti need on mõned üksikud tihased ja rongad. Väga mõnus. See on ju see, mille jaoks see loodus tegelikult meie ümber olla võiks. Aga vaikusest on saanud niivõrd kallis maavara, et seda lihtsalt ei leia. Täielik vaikus lihtsalt. Mõni üksik linnu hääl. Kuuled, kuidas tänu päikese soojusele tumedamate puuokste pealt kukub vaikselt veetilkasid. Kuidagi see elukogemus või ütleme, elutunnetus võib-olla õigema sõnaga kuidagi laieneb sellistel hetkedel. Tekib selline sügavus. Sa hakkad selliseid detaile märkama ja kuulma erinevate meeltega. Ja läbi selle kuidagi sa tajud, et sa oled selle hetke sees ja sul ei ole kuskil enam kiire. Sa saad igat väikest nüanssi vaadata väga suure põhjalikkusega. Tekib selline efekt, nagu kõige jaoks oleks aega ja nagu sa ise justkui oleks võimeline liikuma siis kiirluubis, võiks nii öelda äkki. Ma ei tea, kas mu jutt üldse on loogiline või mitte, aga äkki keegi
kuidagi paneb oma peas pusle kokku ja tunneb, et ta on midagi sarnast tundnud. Selline see Kadja järv on siis. Suures osas kinni kasvamas, roostikku on palju. Kaugemal on siis näha siin soogaasikud, üle ujutatud vesised alad. Sellepärast ongi soojal aastaajal on siia üsna keeruline nagu pääseda mingis mõttes, aga mitte võimatu. Ma ei teagi, ma lähen vist sinna Rabasaare peale. See jää on siuke, siit kukub läbi igalt poolt, aga see on lihtsalt sellepärast, et vesi on alt ära kadunud. Tõenäoliselt see järvejää ikkagi kannab. Väga ilus koht on. Leidsin endale just loodusliku vaatetorni. Vaate üle ei saa kuidagi kurta. Ja kui enne tundus, et siin on puhtalt kinni kasvanud selline soine ja hästi roostikune järv, siis tegelikult on näha, et ikkagi seal roostiku taga on täitsa avar jääväli. Ilmselt seal ka see jää kannab, sest tõesti see osa, mis siin ees on, see on suhteliselt õrn. Sest tundub, et veetase on mingi hetk langenud ja kui see vesi sealt jääkehi alt ära kaob, siis lihtsalt see jää jääb õrnaks ja õhk ei kuidagi juba füüsikaliselt lihtsalt ei lase meil seal peal kõndida. Vot. Aga siis on näha, et siin on see Rabasaar. See Rabasaar lõpeb ära ja siis tegelikult see tagapool hakkab uus selline rabamassiiv. Ja sealpool järve on siis näha, et seal on selline soisem ala. See on jälle lihtsalt puhtalt maastiku lugemine, et soos ikkagi meeldib kaskedel kasvada. Seal on selline ka suvel selline põlveni vesi sügavamates kohtades mudase sellise pinnasega maastik. Ja siis sealpool on raba, mis on kõrgem maastik, ta on rohkem nagu selline käst, et sa kõnnid seal peal ja lirtsub, aga sellist muda ja suurt vette vajumist lihtsalt seal ei ole. Siiamaani kõik väga äge. Ma arvan, et siia tasuks igasuguseid matkasid teha, nii öiseid kui päevaseid. Võimalik, et ilm vähegi lubab, siis teen järgmisel nädalal. Õigemini siis, kui sa nüüd vlogi vaatad, siis sel nädalal teen siia ka ühe matka ära, sest hetkeseisuga ilmaprognoos näitab, et külmakraadid jätkuvad. Ja see on vesi minu vesi. Olen nüüd täitsa järve kaldale jõudnud. Ja nagu näha, siis julgemad mehed on siin ATV-ga sõitnud. Et selles mõttes tundub, et just kui kannab. Ma ise olen jää suhtes alati väga skeptiline. Ilmselt sellepärast, et ma kukun sinna suht palju sisse ka. Aga huvitav on see, et seal on üks koprapesa, korralik kuhil. Et ma mõtlen, et kas need talveks kolivad sealt kuskile kraavide peale ära, sest nad ei saa ju söömata siin jää all nii kaua istuda. Isegi kui neil seal pesa sees soe on, siis kuskilt on vaja ju välja saada. Ja see peaks olema ka ohutu. Kraavide ääres ikkagi saad vette joosta. Niimoodi, et sa lihtsalt kuskilt jääaugust välja ronid ja metsa lähed, see on nagu suhteliselt kindel surm. Eks nad ise teavad oma kopra asju paremini. Siis vaatama, kuidas selle jääga siin on. No, tundub, et hästi on. Mingi meeletult paks vist ei ole. Või siiski. Siin on nagu mitu kihti. Vahepeal on ära sulanud, siis on jäänud mingid õhulaigud sisse või õhumullid. Aga samas ma vaatan, et siin on ikkagi mõne koha peal on selgelt näha, et see on üle 10 sentimeetri. Need ATV-mehed siin ka niisama ei käinud. Muidu ma ilmselt leiaks mõne masina ja
mõne peanupusid, aga nii sünge ilmselt see asi ei ole. Isegi mingi ujumisplatvorm on või selline vettemineku koht, nii et täitsa tasub vaadata, mis siin suvel toimub. Kuigi ta paras padrik on ja selline maha jäetud rada. Mis paistab? Täitsa soliidne pesa. Tea ainult, kus peremees, perenaine ise on. Ma ikka kahtlustan, et nad lähevad siin talveks sinna soo vahele kuskile kraavi. Suvel on muidugi siin hea mõnus toimetada. Huvitav oli see, et praegu käis siin üks korralik veemulks. Ja käis uuesti. Aga et seda veemulksu niimoodi kuulda on, siis peaks kuskil ka õhk vahel olema. Väga huvitav. Tõesti, seal on mingisugune eriliselt selline sügav emotsionaalne rahulolu peidus selles, kui sa tõesti tuled ise metsa, saad ise endaga hakkama. Ja sa jätad kõik need muud mõtted sinna metsa äärde või raba äärde. Ei võta neid kaasa endaga. Siin on parem viljeleda oma selliseid eksirännakuid mingisugustel kõrgematel sagedustel. Ei ole mõtet mingisuguseid täiesti labaseid argipäeva mõtteid mõelda. Ja lihtsalt nii madal sagedus, millel opereerida. Et see viib ühel hetkel lihtsalt hauda. Et jätke see sinna. Jälle üks selline looduse loomuliku etapi väljendus. Ühel hetkel lihtsalt saabub see loomulik surm ja midagi ei lähe raisku tegelikult. Elu on lõputu tsükkel. Siin on näha, kuidas rähnid on teinud meeletut tööd. Terve see puu on lihtsalt nagu kuulipildujaga oleks lastud. Ja ma kuulen, kuidas praegu eemal ka toksimine käib. Nii et selline vana mets vanade puudega, et see on selliste rähniliste suur pärusmaa. Siin on palju sellist surnud puitu ja majanduslikus või siis ütleme metsamajanduslikus mõttes ilmselt võiks nagu vaadata, et tegemist on untsu läinud metsaga. Looduslikus mõttes on see just see, mida vaja on. Ja ma mõtlen nagu seda, et tegelikult ka, kui me räägime sellest looduse praktilisest väärtusest inimese vaimsele tervisele, siis selles mõttes me saame rääkida ainult sellisest metsast. Selge on see, et mingi kasu tuleb ka linnapargis jalutades, aga see, kui sa tõesti tajud sellist teatavat ürksust ja seda, et kuidagi sellises keskkonnas saab sul tekkida see efekt, et sa tajud, et see aeg justkui jääks seisma. Ja sa mingis mõttes saad oma sellisest surelikkusest aru. Aga see, kui siin oleks täielikult hooldatud mets, kõik metsakuiv, kõik asjad oleksid kuidagi välja viidud ja oleks lihtsalt selline väga korrektne teatud kindla vanusega puud, mis ootavad siis mahavõtmist. Ma lihtsalt tunnen, et selline keskkond ei ole kuigi loominguline. Ehk siis ta ei soosi sellist kreatiivsust inimese sees. Selleks on vaja ikkagi selliseid igasuguseid asümmeetrilisi asju meie ümber. Sellist loomulikku asjade kulgu. Midagi ei ole tavapärast või midagi ei ole nagu ette. Kõik ei ole, jookseb kohe mõte kokku. Et kõik on selline suuresti nagu juhuslik. Mingit korrapärasust
justkui pealiskaudsel vaatlusel siin ei ole. Ja see kuidagi võimaldabki meil niivõrd erinevaid mustreid märgata. Igaüks märkab midagi erinevat. Väga sellises kohitsetud metsas ei jää nagu me enda fantaasiale mitte mingisugust ruumi. Ta ei paku ajule sellist vooseisundis kulgemist, ma arvan. Aga siin on see olemas. Pikutasin natukene siin lauka peal ja mõtlesin, et kuna mul see nädal on siin neid seiklusi ja asju veel plaanis, siis ma ei taha oma sellist kokkuvõtvat vlogi liiga pikaks ajada. Et ma pakin praeguse seisuga asjad kokku ja kui näen midagi väga huvitavat, siis teen veel mingisuguse lülituse. Aga kuna siin hakkab vaikselt juba selline päike hakkab ennast kukutama ja hetkel ma tunnen, et niisuguseid väga säravaid mõtteid jagada ei ole kohe hoobilt, siis ma ei hakka ka siin hetkel tühja filmima. Et võib-olla kohtume juba siis järgmises rabas. Ja kus rabas täpselt, seda ütlebki siis järgmine lülitus. Üks kohustuslik salvestus tuleb siiski teha. Ma jõudsin nüüd lõpuks siis Aeljärve äärde. Et eelmine oli siis, mis ta oli, Kadjajärv. Ja see on nüüd siis Aeljärv. Kui Kadjajärve ääres või järve peal õigemini ma olen kunagi kalal käinud, siis see siin on minu jaoks täiesti uus järv. Ja ma kujutan ette, et see võib tegelikult hiliskevadel ja suvel ka väga äge koht olla. Et ma arvan, et siia tasub ka näiteks augustikuus teha üks selline öine räätsamatk, mis võiks väga äge olla. Ja ikka tõsiselt äge. Praegu tundub ka, et siin mingisugused jälgi ei ole. Täiesti vaikne koht.